esikoha juurde. Ma tean, et sa oled fucking siga. Madis, vaat siia. Ole hästi paigal, Mis te teete seal? Mida te pillistate? Oota, hästi paigal. Sa oled fucking siga! Mida sa pillistad seal? Tule vaata, päris poliitika nagu jäi. Ma panen selle pildi kontaktidesse. Nii, meie esikoht on Koit Toome. Koit Toome vist ei ole enne meil tabelis on. Oot ei ole? Tema võimalus maailma pääseda. Päris võimsalt alustab Koit esikohal. Ja siis probleem siis selles, et Koidule ei meeldi, kui teda pildistatakse. Jah. Kas siis Koidule ei meeldi kontsertitel ka anda käia? Ma arvan, et talle ei meeldi käia kontsertitel, sellepärast, et tegelikult ta ei tea, et seal ka kogu aeg tegelikult kõik pildistavad teda. Kus sa Koidu kohta reklaami ja infot saad, kui ta siin... Ja mina näiteks ausalt, mina pole ühtki tema pilti viimasel ajal näinud, vaata. Ma ei mäleta, mis nägugi tal on. Kes ta üldse niuke on? Ja tal vist pole isegi MySpace'i ja tal pole oma veebi ka vist. Ma arvan ka, et ei ole, vaata, ja vaata, ikka hirmus asi on, tähendab, et mul pole sõnu. Aga ma siin praegu klõpsin, päris ilusad pildid tulid. Pole viga midagi. Päris äravahetamisel sarnane Iglesiasiga. Kes see on? Ei tea. Endid Norma. Ütleme niimoodi, et mida see Koid siis nagu selle pildistamise kohta siin ütlesin artiklis? Et sa oled fucking siga, ütles paparatsile. Aga milles see, mis sa arvad, mis selle fotograafi süü on? Foto ongi paparazzo. Kes see paparazzo on selline? Paparazzo on... Aga miks keegi ei ole videopaparazzot? Video oleks jumala äge, see Koit ütleks ka seda, vaata, siin on tõestus. Vaata nagu Christian Bale ropendas selle filmistseenis ja vandus ja kirus ja sõimas läbi kõik see mingi kaastöötajad umbes. Ja pärast küll vabandas, aga sellegipärast oli väga hea seda kuulata. Aga siin on nagu kuivaks jääb see teema ju. Ja see ka veel, et mina sai ikkagi aru, et ära üldse siis kodust välja mine. Istu 4 seina vahel ja pildista ise ennast. See nagu ära harjud. Ja suudle Lauri Liiviga harjuta muusikaliks. Aga meie siit omalt poolt täname kõiki, kes kuulasid. Ja kui me tavaliselt saate lõppu eriti tee, siis seda me mõtlesime, et me nagu lõpetame kuidagi moodi selle ära. Et me soovime kõike head ja kõik, mida te kuulsite, et saate aru, et tegemist on naljasaatega, huumorisaatega, aga ütle veel midagi lõpetuseks head. Tšekkige meid veebist testum.com/kes ja taega.